Tere taas! Mina olen Janek, kodulehe avalikesinemine.net autor ja avaliku esinemise koolitaja. Tänases videos räägime sulle sellest, millised on peamised tehnikaga ümberkäimise vead. Ehk siis, millised on need enda kaevatud augud, kuhu paljud esinejad kogemata kukuvad. Ja alustame siis sellest, et mida tavaliselt näitlikustamiseks kasutatakse. Tänapäeval üsna levinud, võiks isegi öelda kõige levinum moodus, kasutame PowerPointi. Paljude jaoks on PowerPoint just nagu jumal, mille abil annab kõik ära teha. Seetõttu tulevad nad esinema ja nende esitlus on mälupulga peal. Esimene probleem, mis paljudega juhtub, on see, et nad ühendavad mälupulga arvuti taha ja seda rõõmu ja õnnistust suurt, mälupulk ei avane. Kodus töötas, siin ei tööta. Tehnikavärk ikka juhtub. Kuidas sa selliseks probleemiks valmis oled, on minu küsimus sinule. Nutikamad teist juba ilmselt isegi mõtlevad. Ma panen ta CD peale ka igaks juhuks. Või siis saadan e-mailile. Või igaks juhuks prindin välja. Nii ehk naa, vähemalt oled sa enda jaoks selle läbi mõelnud ja juhul, kui mälupulga pealt sa seda kätte ei saa, siis on ta kusagil mujal olemas. Järelikult probleemi sinu jaoks ei ole. Teine asi, mis esinejatega juhtub, mälupulk avaneb, aga esitlus, mis seal peal on, ei avane. Mis selle tavaliselt põhjustab? Esimene asi, mis selle põhjustab, on see, et sa oled kasutanud näiteks OpenOffice programmi oma esitluse tegemiseks ja oled kogemata salvestanud selle nii, et arvuti, kus on tavaline Microsoft Office, seda ei ava. Jama lugu, eks. Teine asi, mis seda põhjustab, on see, et Maci omanikud. Nad salvestavad oma selle esitluse mingisuguse oma kohaliku formaati ja jällegi seal kohas, kus nad esinema peavad, seal paraku on jälle vana hea Microsoft Office, eks. Ja see esitlus ei avane. Kordan oma küsimust, mida ma ennegi esitasin. Kuidas sa selleks valmis oled? Jällegi nutikamad juba leidsid lahenduse. Igaks juhuks salvestan ta nii-öelda lollikindlasse formaati, ehk siis Microsoft Office 97–2003 sõltuvalt dokumendi failist sellesse formaati. See on hea mõte. Tõenäoliselt 99% arvutites ta sel juhul avaneb. Vähemalt nendes arvutites, mis esinemiskohtades on. Kolmas probleem, mis esinejatega juhtub. Mälupulk avaneb, esitlus avaneb. Jama lugu, tegu on vale esitlusega. Nii tore on vaadata, kuidas esineja on keset kibedamat minekut, kui umbes 3. või 4. slaidi juures näed sa tema näost, et seal on midagi valesti. Osad kiiluvad kinni, osad hakkavad puterdama, osad hakkavad vabandama, et vabandust, see on vale esitlus. Kuidas see tavaliselt juhtub? Näiteks oled alustanud oma esitluse tegemist tööl või koolis. Või kusagil, jumal teab kus kohas, aga sa oled selle salvestanud mälupulga peale. Oletagem, panid sellele nimeks esitlus. Kodus kopeerisid selle oma arvutisse ja jätkasid. Esinemise päeval mõtled, et okei, kopeerin nüüd oma selle lõpliku versiooni mälupulga peale. Nüüd mälupulga paned arvuti taha ja vaatad, aga see esitlus on seal juba olemas, millal ma küll jõudsin. Ja oled maru rahul endaga. Paraku see on see sinu tööversioon. Selleks, et taolist olukorda vältida, soovitan ma sulle. Kontrolli alati enne kodust välja tulekut, enne esinema minekut üle see, et kas on tegu õige failiga. Neljas asi, mis esinejatega juhtub. Nad tulevad, ühendavad arvuti projektoriga. Selle tulemusena peaks just nagu pilt sinu PowerPoint esitlusega seina peal saama. Paraku jama on selles, et esineja ei tea, kuidas seda pilti arvutis seina peale kuvada, kas ei tunneda neid kiirklahve, ei tea mitme hiireklikiga seda teha. Ja nii ta kohmitsebki seal paar sekundit vaikselt ja siis veel minutikese ja tõstab arglikult pea ja küsib kuulajatelt, kas on siin kedagi, kes oskaks pilti seina peale panna. Oled sa midagi taolist oma elu jooksul kohanud? Ma usun, et rohkem kui üks kord, eks. Kunagi, kui ma ülikoolis õppisin, ma mäletan täpselt ühte õppejõudu, kes terve 3 ainepunkti vältel iga kord küsis meil täpselt seda sama küsimust, ehk siis, kas on kedagi, kes pilti seina peale oskab panna.
Ma ikka mõtlesin, et kui täna seda inimest siin ei oleks, mis siis saaks? Kas ta räägiks peast? Või mida ta teeks? See on sinu probleem, et see pilt sinna seina peale saada, seega tee see endale selgeks. Ja ma kinnitan, see ei ole raske. Paar hiireklikki ja see on tehtud. 5. asi, mis juhtub. Tullakse oma sülearvutiga, arvetakse, et okei, 15 minutit või 20 minutit, mis see mu esitlus on, ja ei võeta juhet kaasa. Ja nüüd keset kibedamat andmist saabub pimedus ja saabub vaikus. See tähendab seda, et sülearvuti aku sai tühjaks. Piinlik moment peaks ütlema, eks. Jälle kord, kuidas sina selleks olukorraks valmis oled. Siit edasi minnes, 6. asi on üsna sarnane. Tullakse oma arvutiga, millel ei ole juhet taga. Ja umbes 3. minutil saabub pimedus ja vaikus. Mis sa arvad, mis juhtus? Arvuti läks ooterežiimi ehk siis stand-by olekusse. See juhtub tavaliselt siis, kui sinu arvuti on seadistatud selliselt, et kui juhe on tagant ära ja mingit liikumist seal arvutiekraanil eriti ei toimu, siis 3 minutiga või 2 minutiga läheb ta ooterežiimi. Esinemise seisukohast tähendab seda, et must pilt, keegi mitte midagi ei näe. Ei kuulajad ega ka sina. Loomulikult tekitab see sinus närvilisust, kuulajates paremal juhul nalja, kehvemal juhul hämmingut. Pane enda jaoks sellised lahendused valmis ja mõtle läbi, et kas sinuga võib midagi taolist juhtuda. 7. asi, mis ma välja toon, mis ka paljude esinejatega juhtub. Nimelt, nad unustavad slaide vahetada. Ehk siis ta räägib, siin on mingisugune slaid taustaks ja nüüd ta räägib, vahetab slaidi, slaid vahetub. Kõik on kena. Ta vahetab slaidi ja slaid vahetub. Ja nüüd unustab ta ennast rääkima ja räägib ja räägib ja räägib. Ja kuulajad vaatavad, et tekst, mis on siin seina peal, ei ole üldse see, millest esineja räägib. Ja nii juhtubki, et esineja unustab slaide vahetada ja siis, kui tal see meelde tuleb, siis ta vahepealsed 5 või 6 slaidi 2 sekundiga klõksib sinu silma eest läbi. Sellisel puhul tekib alati küsimus, mille jaoks sul need slaide siis vaja on, kui sa nüüd kuulajatele näidata ei taha. Võib-olla nad sel korral isegi sisaldasid mingisugust olulist infot, eks. Kui sa kodus harjutad, ja ühes videoklipis me ju rääkisime, kuidas sa kodus võiksid läbi harjutada, siis harjuta kodus juba ka koos tehniliste vahenditega. Harjuta ka seda, kuidas sa neid slaide seal vahetad ja mida sa iga slaidi juurde räägid. Pea muidugi meeles ka seda, et ära loe sealt slaidide pealt maha. Lugeda oskame me seal saalis kõik ja me ei taha olla need, kellele ette loetakse. Need olid 7 peamist apsu, mida esinejatega tehnikat kasutades ikka ette tuleb. Ma olen selle klipi jooksul, ma arvan, juba 4 või 5 korda sulle esitanud küsimuse, kuidas sina selleks valmis oled. Jäta endale see küsimus meelde ja kui sa kodus harjutad, esinemiseks ette valmistad, siis mõtlegi läbi, mis minuga juhtuda võib ja kuidas ma selleks valmis olen. Kui sa taolised asjad enda jaoks läbi mõtled ja kodus juba vastused oskad valmis panna, lahendused oskad valmis panna, ei ole mingit põhjust, miks sinuga kehvasti peaks minema. Nii et kokkuvõtteks. Vaata oma tehnika üle, vaata, et kõik töötaks nii, nagu sa tahad ja pane enda jaoks valmis plaan B, ehk siis, mida ma teen siis, kui midagi peaks kehvasti minema. Lisainfot esinemise, PowerPointi kasutamise ja kõige kohta, mis puudutab avalikku esinemist, leiad sa minu kodulehelt avalikesinemine.net. Järgmise korrani!